Tere! Ilusat reedet, ilusat nädalavahetuse algust. Vaatame kohe nädalavahetuse sõnumi üle, aga enne veel tuletab meelde, et sa saad mind jälgida 3 kanalil ja kui sa soovid isiklikku lugemist, siis kirjuta mulle Facebooki või Instagrami. TikTokis vastan ka, aga TikTokiga on selline lugu, et paraku seal levib minu nimel fake kontod, nii et tasub valvas olla. Minu ainuke konto TikTokis on lihtsalt valgusolemus ilma igasuguste numbriteta, alakriipsudeta, igasuguste ma ei tea mis asjadeta seal kõrval. Ma ei kirjuta esimesena, ma ei paku sulle ise lugemist, ma ei hakka sulle ajama udujuttu sellest, et ma näen, et sul on raskused ja et sul on mingid suhteprobleemid. Ma ei alusta seda, mitte ükski õige nõid, selgeltnägija, tervendaja, valgustöötaja ei kirjuta esimesena ja ei paku lugemist. Seda teevad skämmijad, et ära kasutada inimeste õrna seisu, õrna hetke ja et lihtsalt petta raha välja. Ja kui sulle hakatakse ütlema, et maksa Apple kaardiga, maksa mingisuguse kinkekaardiga, maksa PayPalile, siis see on juba ohumärk ja ma soovitan ära blokeerida sellised inimesed. Nii et kui sa soovid minuga isiklikku kontakti saada, ma soovitan Facebooki ja Instagrami. Sest ma ei ole veel tuvastanud, et nendel platvormidel oleks mingisugused fake kontod minust tehtud. Vot, aga sõnum nädalavahetuseks, mis mul siin eelnevalt, kui ma häälestasin, läbi tuli, oli selline ingliskeelne fraas nagu speak it into existence. Tegelikult täpselt seda sama ütles mulle eile ka mu armas sõbranna, et tuleb välja rääkida, et see saaks sündida reaalsusesse, et see saaks hakata võtma füüsilist vormi. Ja kui ma täna küsisin ja vaatasin neid kollektiivseid energiaid, siis kutsusin ka oma plejaadialasest sõbra kõrvale, et ta mind natuke aitaks ja juhendaks, siis ta ütles mulle täpselt selle sama fraasi. Et see, mis su sees toimub, idee, mõte, tunne, räägi sellest. See ei pea olema... Su vastas ei pea olema teine inimene, sa võid ise endaga rääkida, aga ütle see kõva häälega välja. Ütle välja kõva häälega need tunded, mis su sees on. Räägi kõva häälega välja oma uued ideed ja mingisugused plaanid, et need saaks hakata võtma vormi. Kui sa räägid õrnadest ja tundlikest teemadest, siis muidugi väga hoolega vali, kes su vastas on hetkel kuulamas. Et see energia, mida sa hakkad välja andma, ei läheks tühja auku. Ja eile ma postitasin ka oma Facebooki ja Instagrami, et hästi kerge on praegu visata, loopida oma energiat täiesti tühja auku ja nii-öelda anda ennast tühjaks, sest nagu ma ütlesin ka, et see Schumanni resonants praegu lööb hästi selliseid tugevaid sähvakuid, hästi tugevaid laineid, mis tähendab seda, et meile laetakse jälle midagi kollektiivselt alla, mis tähendab seda, et me ise läheme väga tugevalt segadusse ja tekivad emotsionaalsed erinevad kõikumised. Mul kadus mõttelõng ära, mis viibki meid sinna, et me kaotame oma fookuse. Ja me ei pane enam tähele, kas see, mida me teeme lihtsalt masinlikult, sest me oleme harjunud ja meil on kohusetunne, või me teeme midagi selleks, et tõsiselt nagu siit, et see kannab väärtust. Et millist hunti sa toidad, eks ole, see on su enda valik. Ja sain ka sõnumina täheseemnetele, kes resoneeruvad kõige selle ülestõusmise teemaga, kuldajastu teemaga, kes on kõrgemal spirituaalse ärkamise teel, siis mulle öeldi seda ka, et tuleb jälle mingisugune mälu taastamise laine. Mälu taastamise all ma pean silmas sinu multidimensionaalset olemust, mingisugune väärtuslik info eelmisest elust, sinu galaktikate vahelisest elust, midagi sinu hingemälust,
See ei pruugi olla seotud sinu isikliku teega, see võib olla ka selline üldtuntud informatsioon, mis aitab sellist galaktilist ajalugu kokku panna. Et me kõik ärkame sellele, mis on meie tegelik ajalugu ja meie tegelik päritolu, me kõik hetkel oleme erinevas faasis. Ja miks see Schumanni resonants selliseid sähvatusi loob, see ongi meie DNA selline nagu lahti raputamine selles mõttes, et see ei oleks nii kinni ühepinnalisusel või ühedimensionaalsusel, et meie energeetiline DNA on ju tegelikult multidimensionaalne ja väga mitmetasandiline ja seal mingisugused aktivatsioonid tähehingedel toimuvadki. Nii, aga mul on tunne, et mul on vaja siin tähehingedele ka tõmmata üks sõnum, enne kui me lähme üleüldistele teemadele. Et kui sa tunned ühendust kogu selle teemaga, mis ma praegu rääkisin, siis kollektiivne sõnum meile praegu tahab siit läbi tulla. Sedona Vortex 44. Muideks esmaspäeval ma tõmbasin, äkki oli esmaspäev, jah, sellise kaardi nagu Shine Your Light, mis oli number 44. Mul on väga hästi see meeles. Siin on ka number 44. Ma kohe võtan endale selle paksu raamatu appi, mis on selle märksõnad. Ei suuda kõike kaarte meelde jätta. Unistuste täitumine. Aeg on nautida seda, mille nimel sa oled tööd teinud. Sinu energia, sinu olemine, sinu valgus on vajalik, et luua seda uut maailma, mille loomine praegu täies hoos on ja tegelikult selleks, et toetada seda protsessi It's time to shine your light. On aeg astuda oma valgusesse, on aeg astuda oma autentsusesse, on aeg astuda sellesse oma tõelisesse olemusse ja missiooni. Et see kõik saaks sinust välja kiirgama hakata ja tegelikult mida rohkem sina oled autentselt iseendas, seda rohkem sinu energia mõjutab positiivselt maa ülestõusu protsessi. Sa otseselt ei peagi väliselt mitte midagi tegema, sa pead sisemiselt tulema iseendasse ja see mõjutab kollektiivset tasandit väga palju, sest tähehingede energeetika on suur ja võimas. Ja on suuteline mõjutama väga suuri inimmasse puhtalt oma kohaloluga. Nii, tahtsin meile üldist sõnumit tõmmata ka ja kukkus selline kaart välja nagu Dream Big, ma ei hakka praegu kummardama. Üldine sõnum meile unista suuremalt. Meil ei ole enam ruumi olla keskpärasuses. Keskpärasus on okei, aga see ei tähenda, et sa pead sellega leppima. Aeg on hakata tegema mingisuguseid suuremaid samme. Suuremalt unistama, julgemalt ütlema. Jälle kukkus. Nüüd ma pean kummardama. Sest muidu ma ei näe. Enesele andestamine. Väga hea sõnumiga kaart. Tihtipeale, kui me ebaõnnestume või kui meil elus halvasti läheb, kui asjad ei lähe nii, nagu me tahame, siis me läheme enesesüüdistamisse. Ja kui ma räägin siia enesesse vaatamise osas, et me kõik tõmbame et kõik, mis meiega toimub, on meie sisemaailma peegeldus ja me kõike seda välist tõmbame endale ligi, siis see ei tähenda seda, et sa pead hakkama ennast süüdistama ja arvad, et läbi selle muutub midagi. Enesesüüdistamine ja enesehäbistamine viib sagedust aina rohkem madalamale ja häbi ja süütunne ongi ühed kõige madala sageduslikumad energiad ja tunded, mis tõmbavad meid hästi alla ja hästi kokku.
ja sellepärast ongi vaja kõrgemat teadlikkust, et endas näha ja märgata seda, et kõik see, mis minuga või sinuga siis toimub, on sinu enda sisemaailma peegeldus ja ma olen sellest teadlik, mitte ma ei hakka süüdistama ega ennast materdama selle eest. Teadlikkus annab sulle tegelikult palju vabama ruumi, annab sulle selle eelise, et sa saad hakata muutma ja sa ei jää kinni sellesse häbi ja süütundesse. Ja enesele andestamine on väga suur jõud. See vabastab tohutult palju, see loob sulle energia välja nii palju vaba ruumi juurde, kuhu saab hakata tekkima midagi palju uut ja ilusamat. Ja enesele andestamine on portaalid järgmisele levelile. Juhul, kui seal enesele andestuse juures on teadlikkus ja see praktika, et muudan enda käitumist ja muudan enda mõttemaailma. Et lihtsalt ülesõitmine see ei vii kuskile. Ja praegu tekib mulle see seos, näidatakse seda seost, et räägi endast välja, miks ma olen enda peale pahane, miks ma tunnen süüd, miks ma tunnen häbi ja räägi endast välja see, et ma nüüd annan endale andeks ja ütle endale kõva häälega kõik see andestus ja armastus välja, mida sa endale tegelikult pakkuma peaksid ja mida sa väärt oled. Võta see vastu, too enda sisse ja tunneta seda armastuse tunnet ka ära. Ütle ainult tühja sõnu, vaid praktiseeri ka seda, mida sa ütled. Vastasel juhul ei ole kasu, tühjadest sõnadest ei ole kasu. Tuleb praktiseerida seda, mida sa ütled. Aga alusta sellest, et sa hakkad endaga rääkima armastavalt ja andestavalt, et sinuga saaks toimuda edasiminek, sest süütunne on see, mis hoiab sind kinni ühes kohas, mis hoiab sind paigal ja mis hoiab sind stagnatsioonis. Nii, aga mis räägivad meile tarokaardid? Nädalavahetuse kohta, mis on see sõnum, mida me kollektiivselt peaksime teadma, märkama või arvesse võtma. Karikate kuus. Karikate kuus on see, millest ma enne ka rääkisin, et nostalgia, mälestused, meenutused, minevik sellises ilusas ja positiivses mõttes ja ütlesin ka enne, et selline mälu taastamine on teemaks. Mingisugused asjad hakkavad meelde tulema, mingisugused asjad hakkavad nagu niidi otsi kokku panema, sellepärast et meie selline hingemälu suuremas plaanis, multidimensionaalses plaanis taastub üsna kiire hooga ja sa võid saada mingisuguse olulise sõnumi oma mineviku kohta. Kas siis oma mineviku kohta või inimene minevikust annab sulle mingisuguse sõnumi, igatahes see sõnumi sisu ja tulemus on selline, et see loob sulle asjad palju selgemaks. Sul tekib mingisugune täiesti selline fookus. Ikka on see sõna fookus. Ma eile kirjutasin oma Instagramis ja Facebookis ka, et see sõna fookus kogu aeg nagu pendeldab, et sa saavutad läbi selle sõnumi mingisuguse parema fookuse, parema mingisuguse läbilõike, läbimurde, mis tegelikult tuleb selle peale ka karikate äss, mis emotsionaalses plaanis annab sulle täidetud tunde. See võib avada sinus mingisuguse portaali, öeldakse mulle praegu. Portaal uude reaalsusesse. Karikas kui portaal.
sest vesi on portaal. Ja karikas on veega täidetud, karikas on täidetud ja vesi toimib kui portaal. Vesi aitab paremini näha või vesi aitab selgusele jõuda. Vett kasutatakse ennustamisel. Nõiad iidsetel aegadel kasutasid veepeegeldust, et läbi veepeegelduse näha tulevikku. Mina ise käin hästi tihti vannis, et saada mingisugust selgust või minna astraalrännakule või midagi, et minu jaoks vesi toimib nagu portaal. Vesi ju puhastab. Mingisuguseid veerituaale mulle jälle näidatakse, veekogu lähedust. Vot, igatahes, mis see karikatäss veel sümboliseerib ja mida see saadud liikumine või tähendab eesootav liikumine, eesootav sõnum võib sulle tuua mingisuguse huvitava pakkumise, uue võimaluse, uue inimese su ellu, midagi uut, mis toidab sind emotsionaalsel tasandil, sest sa oled saavutanud selguse, sa oled saavutanud selle fookuse, kindla sihi, kindla suuna ja siis hakkab looma. Tulevad see pentakli kaardid ka hästi, osa tornikaart ka. Kohe siia ritta. Jätkan ikkagi seda sama teemat, et hästi oluline on maandus. Hästi oluline on enda kehas kohal olemine ja 2 jalga maa peale, et kui need energiad on sellised, mis järsku sul võivad avaneda midagi, et sul see minevik avab midagi, et sa ei pane lendu ära selle tõttu. Et sa ei kaota oma jalgealust, et sa ei läheks liiga entusiastlikuks või liiga kuskile vastupidisesse emotsiooni, et fookus. Jälle see pagana fookus, hoia paigal. Nii, natukene räägivad kaardid mulle ka siin suhete teemal. Suhted. Mis ta siin suhted? Suhetes ei valitse praegu hea energia. Siin on mingi tasandi puhastust vaja, öeldakse. Suhetesse tuleb torn, mõõkade 10, mõõkade 7. Suhetes toimub mingisugune tasandi muutus. Keiser ja keisrinna tulevad kõrvuti, selle peale karikat 9. Okei. Enne seda on karikate 8, mis näitab, et jälle hästi kiire liikumise kaart. Suhetes toimub midagi väga olulist ja midagi väga sellist raputavat, aga justkui nagu see raputus on selline tunne, et maailma lõpp. Aga see viib sellisesse tundesse, et ma olen maailma tipus. Ja see käib kuidagi hästi kiiresti. Mingisugune väga oluline vabaduse saavutamine või mulle öeldakse praegu suhted saavutavad vabaduse. Mis iganes tasandil see ka ei ole. Täitsa lõpp ma kuulen, kuidas kett niimoodi kolksuga maha kukub, ahelad niimoodi kukuvad kolksuga maha. Mingisugune, mul tuleb isegi kananahk peale. Suhete tasandil tundub, et toimub mingisugune väga oluline muutus, väga oluline üleminek. Et mingisugused karmalised teemad saavad puhastatud, aga need saavad puhastatud paraku läbi mingisuguse raputuse. Ja peale seda tuleb nagu selline palju ilusam, palju ruumikam, palju avaram, vabamam, õhulisem, armastusväärsem tasand.
sest näitasin teile enne siin, vist mitte eile, vaid enne keisri ja keisrinna kaarti. Need sümboliseerivad minu jaoks hetkel praegu sisemist meest ja naist tasakaalus. Ja ma isegi arvan, et mitte ainult sisemine, vaid ka väliselt siin lähevad tasakaalu, sest kui toimub sisemine tasakaal, eks ole, siis see paratamatult peegeldub ka väljast. Ja see sisemine tasakaalu tulek toimub läbi kaose, sest nagu ma alati olen öelnud, rahu ja tasakaal tuleb alati läbi kaose ja läbi transformatsiooni. Et saaks toimuda puhastus, eks ole. Ja midagi see suhete tasand siin toob ja loob ja toob midagi sügavalt välja. Midagi sügavalt alateadvusest toob nagu välja, mis aitabki selle mõõkade 6 energiasse minna, mis ongi liikumise energia ja sauvade 8 ka siin alguses teile näitasin, mis on niisugune kiire liikumine. Et jah, siin suhetes midagi toimub. Minevik aktiveerib praegused suhted. Minevik aktiveerib tulevikku. Sellised fraasid tulevad praegu läbi. Võt nii. Huvitavad sõnumid jälle. Tundub, et rohkem ei tule midagi läbi. Võta seda nii, nagu sulle resoneerus ja kuidas su sisetunne tunneb, et sa kogu seda sõnumit ja kupatust võtma pead. Ilusat nädalavahetust sulle. Märka märke, ole tubli ja tšau.